mida teie sööte hommiku söögiks? Näiteks minul üks kõige lemmikumaid asju on kohuke. Miks ma sellest räägin? Sellepärast, et me oleme tulnud paika, kus siis valmivad kohukesed. Meil siin Taamaal käib vilgas töö, kohukesi aina jookseb, et mis siin siis praegu õige toimub, mida siin praegu tehakse? No hetkel valmivad meil siin Tere tavalise kassimärgi all vaniljekohukesed. Need on kõige tuntumad traditsioonilised kohukesed, mida on toodetud siis juba pea 12 aastat. Aga kui nüüd uurida, et millest kohuke siis õiti koosneb? Tavaline kassikohuke koosneb siis kohupiimast, mis on ainult piimarasva peal, ei ole lisatud mitte mingisugust taimerasva, sinna on lisatud suhkurt, vaniliini ja muid maitseaineid. Nagu sa hästi ütlesidki, siis paljud teavadki ju näiteks selle järgi, et mitte ei ole vaniljekohuke või selline klassikaline, aga just seesama see, et teie kohukestel on need loomapildid peal, et kus see idee üldse tuli? Kohukesi iseloomustab siis Raivo Järvi poolt kuvandatud kassipilt, ja mis on rahvale nüüd ja lastele väga armsaks saanud, ja et eks ta on ikkagi just idee tuli sellepärast, et kass niisugune pehme loom ja hea lapsesõbralik ja eelkõige on ikkagi meie toodete tarbijad on ikkagi lapsed. Millised kohukesi teil veel on? Kokku on meil kohukesi, kus on kass on peal, seal on siis üks öeldud mamma ja teine on papa, on kokku 6 sorti, siis on meil veel väga huvitavad Dr. Helluse kohukesed, mis on kasuliku M3 bakteriga ja samamoodi toodame ka meil Black Mama kohukesi. No tegelikult võib öelda, et Dr. Helluse kohukesed on kohukeste teemades üldse üks täiesti uus tase ja uus sõna, kuna sellesse tootesse on lisatud M3 bakter, siis see on siis Tartu Ülikooli teadlaste poolt välja töödetud kasulik bakter, mis aitab siis organismi kaitse vastupanu võimet tugevdada. Ja Tere on selles suhtes ainukene kohukene tootja maailmas, kes on seda kasulikku bakterit oma toodetesse lisanud. Tihedate kohukeste valmimise juurest olen kinni püüdnud ka kohukese valmistaja Marta. Tere, Marta! Tere! Ja nagu mina kuulsin, siis sina oled päris pikka aega juba kohukestega niimoodi kokku puutunud. Kaua sa siis selle kiisu kohukese, ütleme siis selle tootmise juures oled juba olnud? Umbes 9 aastat. Et see on küllaltki pikk aeg, et tunda juba seda kohukese maitset ja teada, mis ta tegelikult on. Oled sa ise suur kohukese fänn? Olen. Jää. Ja mis su lemmikkohuke on? Vaat meil tuli nüüd üks uus sort välja, see on see juustukoogi, väga maitsev ja ta on ka väga hästi tehtud, sest seal on ilma igasuguste lisanditeta ainult see moos on. Ja siis ikka tavaline klassikaline seda ja. Kui palju sa ise kohukest sööd? Ma ei julge neid koguseid öelda, võib-olla on liiga palju. Aga söön. Aga mis sa ütled kõigile nendele näiteks lastele, kes mõtlevad, et nemad hommikul nad ei taha näiteks kohukest, et nad tahavad šokolaid rohkem? Jaa, vaat selle kohta ma ütleks küll, et kohuka on ikka üks energiapomm hommikul.